Ja nüüd läksime, Leedu siis on rohelises vormis, Eesti sinistes särkides musta 15-16 meetri peal on see liin, ei lasta Leedu mängijaid sinna väga lähedale värava ette, kriis peaga vahel ja saab esimese ohu likvideeritud, aga Leedu rünnak jätkub. Uus senderdus ja sealt pääsetakse löögile ka ja Vainulal on näpud vahel ja Steponavitšus igatahes nurgalöök. Leedul esimene kasutada siin mängu alguses, läheb ka sinna penaltipunkti juurde, tuleb veel, proovib ise läbi murda ja õnnestub palli hoida Eestile. Eerme, Mustmaa võiks sealt löögile minna, läheb ka löögile ja Mustmaa lööbki ära 12. minuti lõpetuseks. Karel Mustmaa esimene võimalus Eestil ja kohe 1-0 meie kasuks. Ei olnud Eestil palju vaja, Mustmaa sai kastijoone pealt proovida, proovis hästi, proovis alumist nurka leida ja leidis selle. Mustmaal siis 10. mäng U21 koondises ja teine värav. Eerme saab siit väravasöödu ja no päris palju oli ruumi ja aega. Aga jah, viimasel ajal siis Vassiljev on leidnud oma toimiva koosseisu Floras ja Kollot seal usaldanud. Nüüd Mustmaa võidab palli ja läheb löögile ja Mustmaa paneb teise 2 minutiga. Eesti lööb 2 väravat ja Karel Mustmaa, see oli küll tema enda teenitud värav. Võitles seal palli karistusalas endale ja pani taas võrgus haisema. 10. mäng U21 koondises ja nüüd juba 3. värav, selles mängus teine. Näeme, kui palav seal Lätis on, meestel juba ammu särgid märjad ja siit puhas töövõit Mustmaale. 12 meetrilt löögile posti kõrvale ja põhjustanud leedukatele. Leedu nüüd ka oma esimest väravat otsimas, on kauglöögi koht, tuleb ka kaugelt löök, rikošett, aga see lendab 2 meetri jagu väravast mööda, aga Vaher peaga vahel. Kaugelt tuleb löök ja ei läinud palju mööda. Oi, kuidas nüüd Leedu tuleb. Üks mängija võttis 4 Eesti meest ette, nüüd on 16 meetri pealt löök ka ja tuleb Leedule 1 tagasi. 1 tuleb tagasi ja värava autoriks number 5, Siidas Praleika. Ja siin natuke ikkagi, või mis natuke päris passiivseks Eesti mängijad jäid ja 16 meetri pealt, kas seal läks isegi Vaheri jalge vahelt see löök. No, ei jõua see sööt Smirnovile kohale. Nüüd senderdus karistusalasse, aga Jürisoo õigel ajal õiges kohas, kaugelt nüüd tuleb löök. 4 minutit siis koguni lisati esimesele poole ajale. Aga jah, need tohterdamispausid olid päris pikad. Siin Leedu võimalus, aga otse õhust läks proovima. Pajo võtab keskväljal lahtise palli, Kriis hästi pöörab. Vaatab ettepoole ka, aga natuke liiga pikalt jäi palliga ja jäi sellest ilma. Nüüd on vaja Eestil kaitsetööd teha, Kriis ka vajub madalale appi, kaugelt tuleb leedukatelt löök, aga Pajo mängib nurgalöögi lühikese sööduga lahti, nüüd tuleb Mustmaalt senderdus, tuleb sinna Vaheri suunas ka, jätka ja uuesti Vaher ja oi, milline tõrje Leedu väravvahilt. Eesti on väga paljude mängijatega nüüd oma karistusalasse vajunud. Tuleb ohtlik pall ka, aga ei lahenda nüüd Leedu ära. Leedu lähebki otse löögile ja ei olnud üldse paha löök. On seal õim. Ja vaatame, mida Leedu sellest karistuslöögist välja võlub. Tuleb löök ja Vainula tõrjub enda ette ja sealt jätkuolukorrast ei löö ära. Number 4, Oskar Pukelis. Ei siiski, tuleb kellelgi teiselt löök ja tuleb sinna posti kõrvale, Vainula toob ära. Nurgalöök Leedule. Tuleb sinna värav ette, Vainula taas vahel, seekord rusikaga lööb palli. Siiamaani enam-vähem Eesti on saanud nende kaitsmisega hakkama. Seekord kõrge kaarega sinna värav ette uuesti. Ohtlik olukord. Nüüd Jepihn laseb endale väga lihtsalt 1-0 ära teha. Tuleb löök ja oi, milline värav leedukatele. Undi ratas otsa ja saab ikkagi Leedu selle 2-2 viigivärava kätte. Milline värav, noh, võib öelda küll, et selle mängu ilusaim värav. Ja kes selle värava autor, kas number
number 20 Usavitšius. nii on ja ei ulatunud Vainula sinna ja täpselt ristnurka Leedule ja tekib mingisugune olukord. Nüüd ehitab endale Eesti ise, kas lööb Leedu ära, kas lööb ära ja ongi pall väravas. Ongi pall väravas ja me mängime 2-0 eduseisu maha ja oleme nüüd lõpu eel 2-3 kaotusseisus. Leedu juubeldab, aga no selle värava küll kinkisime ise leedukatele. Väga-väga kahju. Ja tundub, et on ka lõpuvile kõlanud, nii et ei tule siit teisele poolajale ka üleminuteid juurde või ikkagi siiski mängime edasi. Siin mingisugune muu vile käis. Korraks. Vainulalt oli pikem pall ette, Kriis on päris hästi neid õhuvõitlusi võitnud. Nüüd Orlov läheb ka sinna teist palli noolima. Ja nüüd on kõik. Nüüd on lõpuvile kõlanud ja 2-2 viik Eestile lõpetuseks ja Balti turniirile.